Seekord see puust ja punaseks video puhul on ma väga elevil. Nimelt on tegemist minu esimese soovilooga. See tähendab seda, et selle video teemat ei mõelnud välja mina ise, vaid teema soovitati mulle väljastpoolt. Ja teemaks, millest ma selles videos rääkima hakkan, on online või siis virtuaalne noorsootöö. Heal lapsel mitu nime. Ja asume siis nüüd välja selgitama ja puust ja punaseks tegema, mis asi on online või virtuaalne noorsootöö. Niisiis, virtuaalses või online noorsootöös töötavad noortekeskused arvuti või siis nutiseadme abil läbi interneti noortega, kes on oma kodudes. Nüüd sul kindlasti tekkis küsimus, et milles see töö siis seisneb? Mida need noorsootöötajad arvuti või nutiseadme abil noortega läbi interneti teevad? Tegelikult on asi väga lihtne. Tegevused, mida noorsootöötajad teevad läbi neti, on üsna sarnased sellele, mida noorsootöötajad teevad ka igapäevaselt noortekeskustes, kui need on avatud. Ja need on järgmised. Esimene kõige põhilisem asi on kommunikatsioon ehk siis suhtlemine ehk siis suhtlus. Nagu noortekeskuses igapäevaselt see toimub samamoodi. Üks asi, mida see suhtlus endast kujutab ja see kommunikatsioon on see, et me kindlasti jagame noortele igasugust infot piirangute kohta, kriisi kohta ja nii edasi ja nii edasi. Samamoodi teeme niisama lobajuttu ehk siis uurime, et kuidas läheb, mida nad teevad ja nii edasi ja nii edasi. See suhtlus ei ole ainult ühepoolne ehk siis ei toimu ainult noorsootöötajalt noorele, vaid ka vastupidi. Noor võib iga hetk online noortekeskus avatud oleku aja jooksul samamoodi alustada suhtlust noortekeskusega, küsides temalt kas infot või niisama avaldades soovi lobisemiseks, et see suhtlus toimub mõlemapoolselt. Ehk siis seda võib algatada nii noorsootöötaja seda suhtlust kui ka noor oma kodust. Ja see suhtlus käib siis kas konkreetselt läbi chati või võib ka videosild teha. Ja kui on mitu erinevat noort mitmes erinevas kodus, võib selle vestlusringi lausa teha grupi chatina. Järgmine asi, mida siis online noorsootöös tehakse, on erinevad õpitoad. Noh, nagu näiteks meisterdamine, kokandus ja nii edasi ja nii edasi. Antud slaidil siis näed näidet Kristiine noortekeskuse meisterdamise töötoast, kus ehitasime ise väikese piljardikomplekti. Järgmine tegevus, mida tehakse, on näiteks sportlikud tegevused. Ehk siis treenime koos noortega. Siin näed siis videoklippi, mis on tehtud online noortekeskuse jaoks, kus Kristiine noortekeskuse noorsootöötaja, mina konkreetselt, teeb koos noortega läbi kerge 10-minutilise treeningu. Järgmine tegevus, millega online noortekeskuses või virtuaalses noorsootöös tegeletakse, on erinevate soovituste jagamine noortele. Need võivad olla, mida lugeda, mis filme vaadata, mida teha, kui sul on igav ja nii edasi ja nii edasi. Antud slaidil siis näed näidet jällegi Kristiine noortekeskuse ühest sarjast, kus oma eriala spetsialistid, kas siis kirjanikud või raamatukogutöötajad, edastavad lugemissoovitusi eri vanuses noortele. Siin konkreetses klipis on 7–12-aastastele noortele soovitused, aga on ka siis 13–17-aastastele. Ja filmisoovitused näiteks on ka veel vanematele, 18+ isegi. Järgmine tegevus, mida tehakse, on erinevad kohtumised põnevate inimestega. Need toimuvad loomulikult mitte silmast silma, vaid siis videosilla vahendusel kas läbi laivide või siis eelsalvestatud klippide. Näiteks selles näites toimus intervjuu Mikk Grandströmiga just filmist. Seejärel mainiks ära erinevad võistlused ja challenge'id ja väljakutsed ja nii edasi. Antud slaidil siis näed välja kuulutud võistlus, mis toimub Kristiine noortekeskuses, siis kus Kristiine noortekeskuse noortel palutakse jagada pilte või videoklippe tegevustest, mida nad teevad kodus, et igavust peletada. Ja siis parimate klippide vahel loositakse välja võitja.
põhimõtteliselt on see nimekiri, võiks minna edasi veel ja veel ja veel. Neid tegevusi on palju, mida noorsootöötajad noortega teevad. Piiriks on ainult noorsootöötaja enda loomingulisus. Kui soovid teada täpselt, milliseid erinevaid tegevusi online noortekeskustes tehakse, siis mine kindlasti ja vaata ise järele. Kindlasti on sul nüüd tekkinud küsimus selle peale, et mis on need keskkonnad, kus kohas siis seda online noorsootööd tehakse. Nii, nagu esimeselt slaidilt mäletad siin kahte logo, siis need on ka vihjeks, mis on need põhilised keskkonnad, kus online noorsootöö toimub. Tallinna linnas on kokku lepitud, et kõik Tallinna noortekeskused teevad online noorsootööd Facebookis. Nii et kui soovid online noorsootööst või virtuaalsest noorsootööst osa võtta, siis Facebook on see kanal, kus 100% on sul see võimalus. Suuremal enamusel noortekeskusest on kasutusel ka Instagram, nii et väga paljudes noortekeskustes saad sa online noorsootööst või virtuaalsest noorsootööst osa ka Instagrami vahendusel. Aga see pole ka kõik. Väga paljud noortekeskused kasutavad lisaks neid kahele eelmainutele ka YouTube'i, Snapchati, Discordi, TikToki, VK-d ehk kontakte või mida iganes veel, mis võib pähe tulla. Et teada saada, milliseid erinevaid keskkondi just konkreetselt sind huvitav noortekeskus kasutab, külasta nende Facebooki lehekülge, küsi Facebooki chatis noorsootöötajatelt või saada päring e-maili teel. No nüüd on sul tõenäoliselt tekkinud järgmine küsimus, mis on igati loogiline. Et millal kogu sellest lõbust siis osa võtta saab? Mis on need ajad? Mul on ka selle kohta olemas sulle vastus. Online noortekeskused on avatud esmaspäevast reedeni ja need on kaks võimalust. Kas kella 1-st kella 7-ni või kella 2-st kella 8-ni. Ehk siis need on tegelikult erinevate noortekeskuste tavapärased avatud oleku ajad. Et teada saada, mis aegadel just sind huvitav online noorsootöökeskus avatud on, külasta nende Facebooki lehekülge, küsi noorsootöötajalt Facebooki chatis või saada päring e-maili teel. Nüüd noor võib nendel aegadel, mis siin näidatud on, online noorsootöökeskuse tööga liituda igal hetkel, kui talle endale sobiv on. Siis kas kella 1-st 7-ni võib ta vabalt liituda või kella 2-st kella 8-ni. Loomulikult päeva jooksul postitud materjali võib ka kas järgmise päeva hommikul vaadata või hiljem õhtul, aga lihtsalt nendel aegadel kella 1-st 7-ni või kella 2-st 8-ni on online noortekeskustes kohal ka noorsootöötajad, kelle käest siis vajadusel nõu, abi või infot juurde küsida. Loomulikult on erandid mingid konkreetsed tegevused või võistlused, mis siis võivad alata mingil kellaajal, mis on nagu välja reklaamitud. Aga ka seal ei ole muret, et näiteks on reklaamitud, et kella 3-st on mingi live, kus siis on intervjuu huvitava inimesega. Või on mingi väljakutse, mida noorsootöötaja läbi viib. Siis see live ikkagi algab sellel kellal, kui see on välja reklaamitud. Aga kui sul ei ole võimalik sellest live'ist osa võtta või mingist töötoast, siis ei tasu ka muretseda, sest et online noortekeskuse eelis on see, et need enamus live'id või tegevused on salvestatud ja hiljem järelvaadatavad. Või siis lausa ongi videoklippidena YouTube'is, et sa saad neid igal hetkel uuesti ja uuesti järele vaadata. Muidugi, kui sa ei osale konkreetselt ürituse ajal sellel üritusel, siis puudub sul võimalus nagu esitada küsimusi. Aga ka see ei ole nagu väga suur mure tegelikult, ma arvan, et kui sa kirjutad ka hiljem sinna tegevusele alla mingi küsimuse, mis sul on seoses selle üritusega tekkinud, siis noorsootöötaja võib ka sulle selle sama ürituse kohta vastata järgmisel päeval. Nii et see on üks online noorsootöö eeliseid. Enamus online noortekeskustel ei ole vajadust nendega liituda, hakata kuidagi nendest sõbraks või kuidagi neid laikida, et sa võid nendest tegevustest võtta osa ka täiesti nagu incognito, mitte olles siis selle noortekeskuse sõber või liige või nii edasi. On nüüd kaks erandit küll siiski, et need on näiteks Pääsküla noortekeskus ja Valdeku noortekeskus.
aga seda kindlasti mitte selleks, et kedagi enda juurest eemal hoida, vaid lihtsalt nad on teinud noorsootöö virtuaalse noortekeskused gruppidena ja kuna see gruppides tegutsemine pakub natuke teisi võimalusi, kui teha online noorsootööd leheküljena. Nii et ja kui sul on kindlasti soovi, siis nende mõlema noortekeskuse noorsootööga on sul võimalik liituda, saates siis neile liitumissoov. Ja kui sind huvitab, mis siis erinevates online noortekeskustes konkreetselt nüüd kas see nädal või järgmine nädal või ükstapuha, mis nädalal toimub, tulevatel nii kaua, kuni need piirangud kehtivad ja kuni online noortekeskused töötavad, siis seda on võimalik vaadata järgnevalt leheküljelt. Ehk siis tallinn.ee/est/noorteinfo/ noored, _online, 2. Et see on selline lehekülg, väga pikk ja keeruline aadress, panen selle kindlasti video alla kirja ja ka kommentaaridesse, nii et võid sealt vaadata. Siis siin on üleval nädalate kaupa ja isegi päevade kaupa erinevate noortekeskuste või kõigi Tallinna noortekeskuste tegevused. Loodan, et said nüüd aimu, mis asi on online või virtuaalne noorsootöö. Loodan, et tegin sulle selle nüüd puust ja punaseks. Ja veelgi rohkem loodan, et asud nüüd hoolega kasutama võimalust külastada erinevaid online noortekeskusi ja osa saada põnevatest tegevustest, mida noorsootöötajad sulle seal pakuvad. Nii et tšau-tšau, järgmise videoni!